Tere kõigile, mina olen Daisy, olen ICF-i liige ja ka selle coaching'u nädala turundustiimi liige. Ja täna on meil siis selline põnev seminar nagu sisecoaching ust ja meiega on siin täna Mihkel Joasoo Tele2-st, kes on siis Tele2 sisecoach ja personali arenduse ekspert. Ta siin natuke sätib veel tehniliselt asju ja teie võite nii kaua kõik kirjutada chati, kus te täna tulete ja ka mitmes seminar see teile on coaching'u nädalal. Ja mina ütlen nii kaua paar sõna ka ICF-i kohta, näen siin tuttavaid coach'e nimekirjas, aga ka teisi inimesi. Et siis ICF on maailma suurim professionaalseid coach'e ühendav organisatsioon. Meil on 30 000 pluss liiget 140 erinevast riigis ja Eestis on siis 113 liiget. Ja mis siis eristab ICF coach'e on see, et kõikidel on nõuete kohane väljaõppe ja me oleme ka andnud nõusoleku jälgida ICF-i eetikakoodeksit. Ja nüüd ma küsingi, kuidas Mihkel sul on, kas sul on asjad valmis ja oled valmis alustama? Absoluutselt, jah. Siis sa võid natuke rääkida endast ka täpsemalt. Paljud võib-olla lugesid ka tutvustusest, aga annangi sõna Mihklile. Ja üks väike kokkulepe ka enne, kui alustame. Nagu te märkasite, et siis tänast seminari me salvestame, saadame pärast kõigile osalejatele lingi, et järele vaadata ja et meil oleks tore mugav, siis et pange kõik endal mikrofonid kinni, et siin lisahääli ei tule. Ja küsimusi kirjutage julgelt chati ja lõpus on meil aega ka neile vastata ja Mihkel räägib siis nüüd kõigest täpselt lähemalt. Ja, aitäh, Daisy. Tere, mina olen Mihkel, olen psühholoogia taustaga ja olen olnud nüüd 7 aastat sisecoach Tele2-s ja teinud ka muid asju kõrvalt. Ja minu eesmärk täna on teha siin huvitatute ja selliste coaching huviliste selline sisering natukene, et ask me anything põhimõtteliselt on see minu suund sellele. Ma olen ette valmistanud mõned edulood ja õppetunnid ja siis nagu kirjelduse sellest, et milline minu elu sisecoach'ina siiani olnud on. Ja mu eesmärk sellega on anda sulle kuskil mingi võib-olla 15-20 minuti jooksul palju selliseid konkse, mille külge haakida ennast ja küsida. Ja nagu Daisy ütles, siis alguses lihtsalt sellepärast, et meid tuleb siia omajagu lõpuks vist. Et siis alguses palun pigem kirjuta ja ma neid kohe ei vaata. Daisy pärast hakkab pommitama ja siis, kui tahad ise küsida, siis lõpus peaks olema ka aega selleks, et küsida suuliselt, aga esialgu tulista teele või pane endale kirja ja siis hakkame sealt astuma. Ma natukene siin sätin, et kui meil tuleb uusi inimesi sisse, siis võib-olla siia ilmuvad mingid sellised väikesed ruudukesed sinu ekraanile, et siis mõne hetke pärast on neid vähem, aga ma natukene panin ikkagi illustratsiooniks ka mõned pidepunktid endale. Alustades, miks ma siin üldse olen, on see, et ma mitte sellepärast, et see viis, kuidas mina sisecoach olen või see viis, kuidas meie Tele2-s seda oleme teinud, on kuidagi parim või struktuursem või midagi sellist. Ma olen seda palju teinud ja palju on ette tulnud ja siis, kui ma rääkisin teisiga, siis tundus, et nad oleks huvitatud ja oleks jagamist ka. Minu ajajoon võib-olla lihtsalt annab sulle ka võimaluse suhestuda või küsida. On olnud selline, et aastal 2017 ma sain oma esimese coaching koolituse. Pärast seda ma olen olnud siis siiani osalise ajaga coach Tele2 sees, Tele2 Eestis kõigile, mitte ainult juhtidele, mitte ainult teatud valdkondadele, vaid kõigile, kes tahavad ja kelle jaoks mul aega on. Siis 2019. aastast oleme ka tõesti läbimõeldumalt või siis natuke intensiivsemalt õpetanud ka coaching oskused juhtidele ettevõtte sees, mitte ainult niimoodi, et saadame 1 või 2 või 10 juhti EBS-i, mis on väga tore, 2-päevane, eks ju, sihuke ülevaade või pikemale programmile, vaid et ka sees sellega tegelenud. Ja siis nüüd meil on, tänase seisuga meil on 2 sisecoach'i ja meie eeldused ja ootused meie juhtidele on see, et nad rakendavad siis neid tööriistu sellest coach'iva juhtimise tööriistakastist. Ja selleks, et võib-olla astuda veel paar sammu, ma hetke pärast astun paar sammu tagasi ka ja et kuidas see nüüd alguse sai või nagu miks me seda valisime ja mis on need edulood ja õppetunnid olnud.
ma korraks tahaks teada veits, ma lõpetan hetkeks jagamise ära. Ja ma paluks, et kui sa parasjagu ei sõida just autoga või ei naudi suveilma niimoodi, et sul ei ole võimalik jagada, siis ma paluks, et sa tõstaksid käe, kui sa hetkel kasvõi osalise ajaga coach'id aktiivselt, et mul on nagu hea teada natukene mugandada oma sisu. et kui sa hetkel oled kas professionaalselt või lihtsalt tegeled coaching uga, siis tõsta korraks käsi, see reaction'i nupp on sul seal olemas, seal all. Et siis ma korraks annan hetke inimestele leida see üles ka. Reaction, see käsi. Mhm. Okei, aitäh. minu jaoks on tähtis jah see, et kas need on siin nagu noh, arvestajate hulk, aitäh, võid ka alla lasta. teine küsimus, et võib-olla sa ei coach'i, aga tõsta palun käsi, kui sa oled personalitiimis hetkel töötad. Kui sa oled mingi ettevõtte personalitiimis hetkel. Et siis ma tean ka natukene võib-olla, et kui palju ma seda sisu üldse siia sisse toon või seda vaatepunkti toon. Et noh, mõned korduvad, mõned ei kordu. Okei, aitäh. Ja ma just tahtsin korra natuke andlust saada sellest ja pärast jaoks saab enda järgi küsida ka, aga miks ma selle HR-i kohta ka küsisin või personalitiimi asja kohta on see, et selle aja, kui ma olen olnud Tele2-s sees, siis ma olen ka olnud HR-tiimis. Ja kui ma nüüd tegin selleks kuidagi kokkuvõtte, millest ma räägin, et noh, et ma kogu aeg ja teisi sättis mulle küsimuse ette, et miks te üldse otsustasite seda teha, siis ma sain tõdemuse, et see põhjus, miks meil üldse oli üsna vara ikkagi Eestis nagu sisecoach kõigile, oli üsna nagu noh, selles mõttes, ma ei tea, heas mõttes juhuslik, et et meil oli, aga noh, mitte ka, mitte päris. Lisaks sellele, et mul oli psühholoogia taust, siis tegelikult enne seda, kui ma alustasin Tele2-s sisecoach'iga, siis ma olin lihtsalt praktikal, meil oli sihuke veider, siiamaani on sihuke veider, täitsa ajuvabane kõlav praktikaprogramm, mille nimi on siis juhtkonna praktika. Ja selle sisu on see, et sa veedad, et aastaks võetakse sind nii-öelda palgale ja su töö sisu on see, et tule, ole juhtkonna kõrval, toeta neid esialgu võib-olla natuke lihtsamate asjadega, mis lähevad su tööriistakastiga kokku, nagu näiteks mul psühholoogia ja koolitamise taustaga läks kokku, ongi mingite esitluste tegemine, esitluste koostamine, nende toetamine selliste asjadega. Ja siis kuskil poole aasta pealt tavaliselt kujuneb välja mingid sellised erialad või võimalused organisatsiooni sees, mis lähevad just sinuga kokku. Ja see on suht veider asi, noh, et see ei ole võimalik 5 inimesega tiimis arvatavasti. Ja noh, meid on 350 hetkel umbes. Et see oli nagu, et see on nagu veider asi, mida teha, et mingi, noh, meil on vajadusi palju ilmselgelt ja kunagi kellelgi ei ole ressursse üle. Aga samal ajal me oleme nüüd teinud seda peaaegu 9 aastat ja sealt põhimõtteliselt, kui ma lõpetasin selleks hetkeks, ma olin nii palju HR-iga kokku puutunud, ma olin saanud seal oma haridust rakendada ja oma oskuseid rakendada, lihtsalt oma isikut nii-öelda näidati inimestele, et tollel hetkel, kui see roll lõppes, see aasta lõppes, siis mulle lihtsalt pakuti, et kas sa tahaksid teha endale rolli inimeste arendamisega seoses, meil ei olnud hetkel teist inimest, kes seda teeb ja siis minust sai personaliarenduse spetsialist. Ja siis selle osana lõpuks mingil hetkel me läksime, tegime selle EBS-i 2-päevase asja, mis on teada-tuntud paljudele siin. Ja see oli väga tore kogemus ja siis sealt mõned juhtkonna liikmed olid ka kaasas ja siis ma mõtlesin, et kuule Mihkel, sul tuli see nii hästi välja, äkki sa tahad seda teha. nii et noh, et ja siis ma hakkasin proovima. Ja noh, see ei olnud midagi, et kuskil keegi tornis tegi strateegilise plaani, nii. Coaching aastaks 2023 on meil vaja 4 sisecoach'i ja nad peavad teenindama neid valdkondi ja ainult neid sihtgruppe. See oli see, et mul oli ressurssi, see oli minu valdkond tol hetkel üsna nii-öelda jällegi õnnega või juhusega pooleks. Ja mul oli eeldavast lihtsalt nagu nõustamispsühholoogiast ja teistest asjadest oli ka nii-öelda taust selleks olemas piisav, et alustada isegi, kuigi ma olin just üsna värskelt käinud seal EBS-is. Ja siis mingi hetkel läksin Ericssoni, tegin intelligentse grupi juurde ja tegime seal toreda 4 kuuse programmi. Ja siis niimoodi ta hakkas pihta. Lihtsalt, et sa teaksid natukene, et see ei olnud nii-öelda mingi master plan et tagasivaates võib-olla mingeid asju teeks teisiti ka, aga see on see ajajoon. Ja kui ma räägin natukene veel, annan sulle mõned haagid veel, et sa saaksid, minu jaoks kõige ägedam oleks see, kui ma saaks vastata sinu küsimustele täna, mis sind huvitavad, et sarnaste huvidega inimestel on ikka, ma arvan, tore koos rääkida. Äkki sa mõtled, äkki on mõtet minna organisatsiooni sisse, kui sa oled praegu väljas, äkki sa oled ja sa tahaksid lihtsalt aru saada, kuidas teised teevad. Mõlemal juhul, ma arvan, saame siin põrgatada. Mõned eelised sisecoach'i osas, ma olen kindel, et kui sul on vähegi coaching'i kokkupuudet, siis äkki sul on väljaõppe jooksul neist räägitud, aga võib-olla sa oled ise kokku puutunud, et mõned eelised, mis on sisecoach'il.
minu kogemusel ka, on see, et hästi tihti öeldakse seda kommentaari, et ma tunnen end mugavamalt sinu juurde tulles, sest ma juba tunnen sind teatud määral. et me oleme kokku puutunud, ma ei tea, kas siis köögis või mingi projekti raames või midagi sihukest. ja inimesed, kes ei oleks kunagi kaalunud näiteks ma ei tea, meil on mitmeid tugiteenuseid veel, mida me kompenseerime nagu Minudoc ja vaimse tervise toetusteenuseid teisi ka. aga millegipärast, kui sa ei ole enne sellega kokku puutunud ja näiteks su peres või sõpruskonnas ei ole seda eriti palju, seda arengu või heaolu toetamise teenuste kasutamist, siis sõbra või tuttava nii-öelda juurde tulla on natuke mugavam. siin on mõned miinused ka peidus, nagu sa võib-olla mõistad, aga see on hästi-hästi sage kommentaar ikkagi, mis tuleb, et ma ei läinud kuhugi mujale, ma ei ole siiamaani mitu aastat läinud, aga noh, nägin sind köögis, mõtlesin, et äkki võib ikka, et ma ei tea, tundub tore. Siis teine asi, mida tihti öeldakse nagu eelised võib-olla kliendi jaoks siis, on see, et ma ei viitsi tausta lahti seletada välisele inimesele, et sa juba tead seda valdkonda, sa juba tead, mis meil see on, mis on head asjad, mis on halvad asjad ja ja et see kontekst on sul juba teada. nüüd, mida ei ole vaja võib-olla ICF-i coach'il väga palju teada, et on kontekst. et see mõnikord isegi takistab võib-olla sihukest puhast coach imist, aga see on ikkagi, see vähendab hõõrdejõudu tulemiseks ja sellise võimaluse rakendamiseks. et see on midagi, mis tuuakse välja. mõned eelised veel on olnud näiteks see, et miks ma siiamaani olen teinud seda, on see, et see on üsna kuluefektiivne olnud organisatsioonil just sellest vaatest, et ma ei ole kunagi olnud 100%-lise koormusega coach. Periooditi on see olnud erinev, alguses mul ei olnudki eriti pakkumisi või nagu nõudlust nii palju, sest et see oli võõras teenus, keegi ei olnud coaching ust kuulnudki, Eesti, eks ju, Kootsi oli veel mingi värk, et see oli mingi uudissõna, mille üle heideti nalja, ja aga kuna ma olen olnud HR tiimi osa, ma olen tegelenud koolitamisega, vaimse tervise toetusteenustega, onboarding uga, igasugu asjadega samal ajal, siis on tundunud väga loogiline tõenäoliselt ka nende kuluperspektiividest hoida mind, et mul on nagu mingi maht, milleni ma teen seda coaching ut, mingi maksimummaht ja siis selle raames see vetrumine on okei ja vaatab, mis me veel saame selle eest, et noh, et ongi, ma tean ka teisi organisatsioone, kus ise coach'id teevad koolitusi hästi palju näiteks, et minu nii-öelda pesa või kodu on olnud HR tiim ja selle seest ma olen nii-öelda pakkunud teenust coaching, mis on olnud nii-öelda eraldiseisev ja mitte HR tiimi võib-olla perspektiivist nii palju lähtuv, aga kuluefektiivsus ka, mida saab üsna kergesti välja arvutada, ma arvan, kui sa kunagi tahad kellelegi business case'i teha. see, et raha ei ole coach itavale takistuseks, ilmselgelt on eelis jällegi kliendi jaoks. see ei ole meil mingi asi, mille eest peab lisa maksma või mille eest sa palgast võetakse maha, vaid lihtsalt, et kui sul on aega, sa prioriseerid seda ja noh, natukene ikkagi ka selles organisatsiooni info mühas sa leiad selle üles, selle info, siis sa saad alati bronida minu juurde aja. Ajastus lihtsalt sõltub sellest, et kui palju parasjagu teisi huvilisi veel on ja mis projektid veel mul käsil on. üks asi, mida, kui sa oled kunagi organisatsiooni sees olnud HR tiimis näiteks ja oled võtnud väljaspoolt mingit sihukest coaching'u teenust või vaimse tervise toetusteenust, siis paljud neist nüüd tänapäeval pakuvad ka sihukest raporteerimist, kus nad toovad kokku mingid põhiteemad, mis on viimasel ajal olnud, mis on inimestel nagu millega inimesed pöörduvad, eks ju, mitte niimoodi, et seal on ikkagi nagu mis on siis mitmete inimeste peale kokku, eks ju, see asi pandud, et enam-vähem, mis on rohkem teemas. nüüd mina sellist raportit ei ole kunagi kuidagi regulaarsusega teinud, mis ma olen teinud, on lihtsalt see, et kuna mu ülejäänud rollis ma teen koolitusi, toetan juhtide arengut, räägin vaimsest tervisest päris palju organisatsioonis sees, siis ma olen seda infot nüüd üldistatult kasutanud selleks, et võib-olla valida fookusteemasid või näiteks tuua meie juhtide arenguprogrammi sisse vaimse tervise esmaabi, mis tundus mulle aina ja aina vajalikum. et mul on võimalik ikkagi nagu teatud määral kasutada seda infot, ilma et ma rikuks meie eetikakoodeksit, eks ju, et see on mingi võimalus, mis mul on, sest ma olen ka integreeritud teistesse protsessidesse. ja pikaajalised suhted, mis on siis see, et kuna ma olen olnud olemas nii kaua, mul on tekkinud mingi usaldussuhe väga paljude inimestega organisatsioonis, siis on päris palju case'e ka, kus inimesed, kellega ma tegin koostööd 2019, 2020 näiteks, on tulnud eelmisel aastal tagasi ja me saame üsnagi jätkata natuke selle materjali pealt, mis meil juba on, aga tõenäoliselt mingi uue nurga alt.
ja see tundub kuidagi nagu väga, noh, ma olen saanud tagasisidet ka, see tundub kuidagi väga kodune ja mugav tulla tagasi, kui on niisugune pikaajaline suhe, eks ju. see ilmtingimata, sa võid ka väliscoach'ina pakkuda niisugust teenust ettevõtte sisse ja sul võib sihuke suhe tekkida. see on kuidagi eriti kerge tekkima, kui ei ole neid ülejäänud piiranguid ja ma niikuinii olen lähedal, eks ju, et see on midagi, mis on olnud. ja see pikaajalisete suhete mõju, eriti kui ma mõtlen juhtide peale, keda ma olen coach inud, kes on mu juurde pöördunud, siis arvan, et üks sisecoaching'u eelis on ka see, et need juhid, kes saavad coach itud, võtavad päris palju külge sellest ka, kui sa annad neile selle ruumi, mida nende coach'id oskavad väga hästi anda minu arust keskmiselt, et see kasutada küsimusi, kasutada veenvaid küsimusi, kuulata, peegeldada. Kui nad saavad nädalast nädalasse, ma ei tea, kasvõi mingi 3-4 kuu jooksul selle kogemuse, siis see nakkab päris palju nende juhtimisstiili ka. sest et see, mida sa kordad, seda sa hakkad ka nii-öelda rohkem, su ajuharjumused natuke muutuvad, su mõtteviisid natukene muutuvad selle käigus ka, mitte kohe, mitte päevapealt. aga juhid on öelnud mulle, et nad leiavad ennast küsimas neid samu küsimusi või mõtlemas, et mida Mihkel küsiks siin, noh, et see ei ole niivõrd nagu minu isikuga seotud, kuivõrd sellega, et neil on keegi, kes on küsinud neid küsimusi järjepidevalt aastate jooksul neilt. kui võib-olla keegi teine ei ole näiteks, äkki nende juht näiteks ei ole nii palju coach imisega kokku puutunud. ja siis noh, üks konkreetne lugu, mille luba ma palusin, et rääkida täna, ongi minu kalli kaascoach'i lugu Liis, kes nüüdseks on minu kõrval teise sisecoach'ina. ja me mõlemad anname nüüdseks siis, mina annan 2 päeva iga nädal, kui ma olen Tele2-s, ma annan siis nii-öelda teisipäev ja neljapäeva, mul on niisugused kindlad päevad coaching'u slot idega või aegadega. ja temal on reede. ja tema tee oli see, et coaching'u kaudu, noh, ta sai väga hea kogemuse, eks ju, mõnikord veab, eks ju, mõnikord läheb hästi. et tuleb midagi hästi-hästi võimast ja alati ei tule, see on okei. temaga tuli ja ta sai väga sellise suure toe sealt. ta hakkas seda juhtimises üsna nagu loomulikust intelligentsist rakendama. siis ma tegin paar lihtsalt coaching'u koolitust ka juhtidele ja siis tal klikkis see täiega mingil hetkel ära, ta siiamaani peegeldab seda hetke päris tihti, et mingi, nüüd ma saan aru, et coach ei peagi teadma kõike. noh, et see hetk ja siis teda kõnetas, ta lõpuks läks ka coaching ut õppima, nüüdseks ta on hoopis teisel positsioonil kui enne ta oli tiimijuht. ta on ka ja ta osalise ajaga ka coach ib. et noh, et see mõju, ma näen nüüdseks täna siin vaadates seda tagasi, ma näen seda punast niiti, mis läheb siis sellest üsna suvalisest järelkasvuprogrammist, mis on see traineeship või siis juhtkonna praktika. selles, et on mingil üsna varasel hetkel minu arust Eestis on mingi sisecoach ja siis mingid juhid tahavad ka coach'iks saada ja nüüd lõpuks ongi keegi, kes tegelikult omab üsna nagu väga-väga suurt mõju tegelikult organisatsioonis ka. suuremad kui võib-olla enne tiimijuhina ühele tiimile, eks ju, et siin on mingid seosed ja need kindlasti ei olnud planeeritud ette. et kuulasin mõnda katkendit olen kuulnud ka Helmese kogemustest, et noh, et see on kindlasti sihuke planeeritum ja väga äge, et ma arvan, et see on super cool, et see ei ole see kogemus, mis minul on olnud, eks ju. nii, eelistest nii paljukest. üks sihuke, noh, ma ei tea, võib-olla pärast saan detailsemalt rääkida ka sellest, et kui keegi on teine on coach, et kuidas see nii-öelda noh, nitty-gritty, kuidas need detailid käivad, aga üks asi, mida me mõlemad oleme Liisiga kasutanud, on avalik broneerimiskalender, et ma ikkagi mitu aastat panin oma info ülemas intranetti, rääkisin juhtidele, rääkisin laividel kõigile, et noh, olen olemas ja siis ikkagi inimesed vaatavad mu kalendrit ja no mu kalender on täis, sest et seal on teisi asju ka ja siis nad ei julge panna aega või noh, see on niisugune nagu mingi, ma ei tea, kuidas ma sind kõnetan. noh, tänapäeval ma arvan, paljud on jõudnud selleni ka, et kui sul on see meil on Office 365 Microsoftilt on meil see ettevõttesisene see süsteem ja kõik need Teamsid ja asjad. ja seal on niisugune asi nagu Microsoft Bookings on lisaäpp ja see on põhimõtteliselt, kui sa oled Calendlyt kasutanud või näinud, et siis see on lihtsalt Calendly Microsofti versioon. ja sa saad endale teha, küsida adminilt selleks, kui sul on niisugune suur organisatsioon, kellel on see Microsofti värk, siis saad küsida sealt endale loa teha selline sait. ja siis see lihtsalt ongi juuksurajad põhimõtteliselt, eks ju, ja siis see link on meil intraneti esilehel ja see on hästi palju suurendanud inimeste mitmekesisust, kes tulevad mu poole, sest et vanasti ikkagi oli rohkem see, et need, kellega ma kõige rohkem kokku olen puutunud või need, kelle juhid on soovitanud, et kuule, ma käisin, et mille ka, et väga hea on, või kui kellegi sõber või kolleeg on soovitanud, et need tulid rohkem ja need ikka tulevad rohkem arvatavasti, aga lihtsalt on mitmekesisem, sest et see hõõrdejõud on väiksem, see on see, et noh,
panen selle aja ära ja vaatan, mis saab, et ma ei pea hakkama kuskil kalendris tuhnima selleks, eks ju, et seal on need ajad olemas, võtan selle, davai, neljapäev kell 2 läheb, eks ju. et see on mingi asi, mis minu arust on, noh, ma tahtsin eduloo alla panna, sest see on sihuke hästi kuidagi konkreetne, et hästi palju lihtsamaks teinud ka minu elu, et mul on kindlad, esiteks, et mul on kindlad päevad ja kindlad ajavahemikud, struktureeritud, minu jaoks korduvuse poolest hea, mõnus, lihtne ja samas ka see kalender aitab. nii, ma räägin nüüd nendest puudujääkidest või õppetundidest ka ja siis ma patramise lõpetaks ja võtaks küsimusi ja siis patraks teile vastu, patraks koos. Mis, siin ma nagu üritasin ka mõelda selle peale, noh, mis on sisecoach'i ilmselged puudused väliscoach'iga võrreldes või sellega võrreldes, et noh, et ei ole üldse coach'i, noh, seal on ilmselge see võib olla, et noh, et on mingi teenus, mida ma arvan, et need, kes siin on, väärtustavad teatud määral, see on kättesaadav. aga väliscoach'iga võrreldes just mõnikord on just mugavam tegelikult väljaspoolt organisatsiooni rääkida kellegagi. Et kui on parasjagu usaldus millegipärast kehv, mina näiteks isikuna ilmselgelt kõigile kunagi ei saagi meeldida, jumala okei okay.. äkki sa tunned ennast mugavalt naisega rääkides, äkki sa tunned mugavalt mitte minuga rääkides, see on täiesti okei okay.. et ja noh, sisecoach'id ei ole meie ainuke coaching'u teenus, mis on kättesaadav meie inimestele, et meil niisugune nagu see hüvede pakett on üsna suur, ma ei tulnud siia reklaami tegema, lihtsalt nagu, et sa mõistaksid, kuhu see kontekstis sobitub. ongi, et meil ongi Minudoc 8 sessiooni aastas, meil on teatud kliinikutega, psühholoogi ja vaimse tervise mõne teise teenusega seoses on kokkulepped, et 6 sessiooni aastas kompenseerime, siis meil on sisecoach'id. Meil Confido tervisekindlustus, kes võtab selle, meil on paar valikut, mida saad võtta Confidolt ka. et neid valikuid on ja me oleme üks osa sellest ökosüsteemist, sest et meil on üsna suur hulk inimesi ja me noh, eeldada, et üks nii-öelda tablett kõigile sobib, tõenäoliselt ei ole väga jätkusuutlik. nii et me oleme üks osa sellest, aga tihti on mugavam lihtsalt rääkida kellegagi väljaspoolt. Siis ja neid kommentaare, noh, ma ei kuule neid kommentaare eriti, sest et nad ei tule minu juurde, eks ju, aga neid ikkagi on kindlasti ka. Siis rollikonfliktid, eks ju, on asi, millega mina psühholoogi hariduses juba varakult koolitati mind, et noh, need tekivad niikuinii, kui sa oled mingites olukordades, et kuidas sa tuled toime, kui sul on mingi teine suhe inimesega samal ajal, näiteks sa oled projektijuht, mina näiteks olen projektijuht mõnes projektis ja siis mõni inimene sealt või olin kunagi projektijuht ja siis mõni inimene sealt tuleb ja tahab mu juurde coaching usse tulla. et kuidas sellega tegeleda ja mõnikord isegi kui noh, nagu ei ole minu peas seda rollikonflikti või see ka tegelikult ei realiseeruks, siis eeldatakse ja see natuke takistab tulemist võib-olla, et noh, et ta on ju HR tiimis, et see kõik, mis ma räägin, läheb edasi HR tiimi ja kõik nad teavad ja siis mis mu töökindlusega juhtub. et noh, et selle usalduse ehitamine ja hoidmine, sest tulebki ainult ajaga. et see konfidentsiaalne, mis meie eetikakoodeksist lähtumine, eks ju, ja sihuke hästi selgesõnalised kokkulepped selle osas, et nii. no mis on meie eesmärk siin, kuhu see info läheb, kuhu ta ei lähe ja mis eesmärgil. ja siis näe, meil on sihuke roll ka veel. ja kui mul on sihuke tunne, et see võib mõjutada, siis ma mõnikord ikkagi noh, et ma ütlen, et võib-olla et ma ei ole parim valik, et ma soovitan kedagi teist. ma pigem olen teinud selle, ma olen proovinud, et mul on kartus või aimdus, et võib-olla meie eelmine roll hakkab võib-olla mõjutama seda, siis ma ütlen, kuidas sul tunne on, kas võib mõjutada ja mida me saame teha selle takistamiseks või nii-öelda ennetamiseks. ühesõnaga keeruline teema, aga ma arvan, minu autopiloot on olla selline natukene ufolik hästi selgelt öelda välja nagu asjad ja teha siis ongi mingi nurk selleks, et et rääkida sellest ja kui tuleb tõesti mingid muud siuksed rollid mängu, ma räägin kohe sellest hetke pärast ka, siis me tekitame selleks eraldi nurga või kuidagi eraldi ruumi. see on coach'iva juhina sa võid kogeda ka sarnast asja, eks ju, et kuidas siis nii-öelda, kas teha seda koos kõike või tekitada eraldi nurgad, kus ma olen täis coach ja siis ma olen juht, et noh, need küsimused jäävadki, ma arvan, natukene kestma, et erinevatel koolkondadel on erinevad soovitused selle kohta ka. üks asi on see, et kui sa ei maksa selle eest mingi 100 euri tund või rohkem, siis võib-olla sa oled natukene altim tulema kohale lihtsalt külalisena ja vaatama, mis värk on, isegi kui meil juba koostöö kestab. et seal noh,
sellega saab ka tegeleda ilmselgelt. Üks viis, kuidas sellega tegeleda struktureeritult või nagu ennetavalt juba, mida mina olen teinud, on see, et kui rahakulu ei ole või seda survet, siis tekitame natuke ajasurvet, et paketeerime ja tekitame sellised poolkohustuslikud pausid, et et lõputult ei saa seda köit nüüd siin venitada, et meil on näiteks mingi 8 kuni 10 sessiooni ja siis meil on mingi paus. et liigume mingi eesmärgi poole, kui meil on pikem teekond, kõigiga ei ole ilmselgelt pikemat teekonda, aga kui meil on pikem teekond, siis me paneme selle ajasurve natuke peale selle paketiga ja selle lõpu või vahekokkuvõttega. ja nad võivad pärast jätkata, ma ei ole pannud kellelegi kätt ette, lihtsalt, et nad tajuksid, et see on mingi nii-öelda piiritletud asi. ja teine viis on muidugi lihtsalt peegeldada vastu, eks ju, mis sa coach'ina tunned, külalise värk, et kas see teenus on parim selleks, kas see on nüüd sinu nii kliendi jaoks kui minu vaatest ja mida me tegelikult siin üritame saavutada, et iga aeg-ajalt ma olen leidnud, et ikkagi sees võib olla vist rohkem seda tööd vaja. Kui ma võrdlen oma välisklientidega, keda ma viimastel aastatel olen nagu rohkem coach inud, siis kuidagi seda vajadust on rohkem nagu värskendada eesmärki. Inimesed kipuvad natuke rohkem tulema kohale, et mingi, mis sa siis tänasest tahaksid? Ei olegi mõelnud ja need, kes maksavad selle eest, on mingi nii, tulin kohale, minu ettevalmistus on selline, et see on natuke teine kontekst. ja ma arvan, et paljud tunnevad siin ära võib-olla ka midagi oma tööst. See on arvatavasti minu värk nüüd, see järgmine punkt, või nad kõik on minu värgid, aga ma olen aastate jooksul rohkem koolitanud ettevõtte sees ja konsulteerinud ka juhte ja kui ma alustasin coach'iga, jube lihtne oli coach olla, sest et ma tegelikult ei arvanud, et ma väga tean midagi, mis võiks olla kasulik ja just nende juhtide kontekstis. olles nüüd teinud juhtide koostööd mitu aastat, koolitan mitu põlvkonda nüüd välja ettevõtte sees ka, siis on kergem hakata konsulteerima ja arvama, et mul on nii-öelda midagi kasulikku nüüd anda, mis ei ole kuulamise või võimsate küsimuste kaudu edastatav. ja see on jumala okei. Kõik, kes on nüüd pikemat aega olnud coach'id, teavad, et selleks on ka oma koht ja aeg ja ma üritan, lihtsalt selle eristamine on teekond, eks ju, et mis ma olengi teinud, on see, et nii, mul on tunne, et meil on siin peegeldanud siis kliendile, et sa küsid mult selle sessiooni jooksul 4 korda nüüd nõu et siis äkki, et ja ma näen, et mul äkki on midagi sulle anda, see on enam-vähem sellel teemal, eks ju. Kas sa tahaksid, et me teeksime praegu konsultatsiooni-nurga mingi piiritletud aja, läheks coaching uga edasi, kas sa vajad üldse mingit muud teenust minult näiteks HR-tiimi liikmena? Kas sul on eeldused, kui sa jagad mulle neid muresid praegu, mis sul on, et ma nii-öelda aktiveerun ja ma hakkan nii-öelda HR-tiimi liikmena sellega tegelema? Kui jah, siis jälle see väga konkreetne, selge eneseväljendus selles osas. Aga jah, et ma olen näinud, et aja jooksul on natuke raskem see kuulamine. See on veider, see oli vanasti väga tugev osa mu identiteedist, aga mida rohkem just selles organisatsioonis neid inimesi koolitades, siis tekib rohkem harjumus ka vahele segada, mis ei oleks. ja tihti see viib ka sessioonideni, mis et ütleme nii, et PCC evaluation'ist ei saaks läbi, et sest et ongi, ma pakun vaimse tervise esmaabi ka ettevõtte sees. Inimesed, kellel on hetkel väga nagu halb, igal pool on mingeid häid ja halbu hetki, igalühel on, eks ju, häid ja halbu nädalaid. ja kui keegi nii-öelda ei oska kuhugi pöörduda, ma olen tihti üks esimestest, kellega räägitakse nendest asjadest ja siis ma suunan edasi tihti, aga lihtsalt see on hoopis teine teenus. seal on mingid ühisosad, kuulamine näiteks on ühisosa, aga selle teadvustamine on, ma tõin selle välja, sest see on keeruline, ma rohkem sellel praegu vist ei peatu. mõned veel. see on nüüd võib-olla jah, sihuke natukene lai teema, aga minu arust üks coach'i väärtus, kes on väljastpoolt, on see, et tal on vähem eeldusi su kohta inimesena ja seega ta kammitseb sind natuke rohkem oma ootustega. ta kammitseb sind vähem oma ootustega ja siis, kui ma tean sellest inimesest juba midagi, ma eeldan midagi, siis coach'i mindset tegelikult võiks seda ennetada, aga inimesed on inimesed, ma eksin, ma märkamatult ei pruugi talle anda nii selget luba olla keegi teine, mõelda teistmoodi, ületada mingeid väljakutseid, olla lihtsalt keegi teine. et see on minu arust üks hästi tugev osa kogu sellest suhtest. ja nii teraapia kui ka muude asjade coaching'u puhul. seega see võib natukene väheneda. ja no võib-olla esimene asi, mis
mõnele võib pähe tulla, on see, et hästi palju tõenäoliselt tuleb siis siukseid eetilisi dilemmasid, kus äkki näiteks juhid et kuidas nad, kui meil tuleb nagu tiimiliige, sest ma ei coach ainult juhte, eks ma coach in kõiki, kes tahavad Tele2 sees. ja kui tuleb tiimiliige, siis kuidas juht ja kuidas organisatsioon sellesse sobituvad. ja ma tean, et on jällegi koolkondi või koolitusi, kus räägitakse väga konkreetselt sellest, et me teeme nagu lepingud, three-way, four-way lepingud, kus me lepime kokku, millest me ei räägi, millest me räägime, kelle kasuks me tegelikult töötame, see ei ole ainult kliendi kasuks mõnikord. ma olen võib-olla natuke lihtsamast mindset'is, mul on lihtsam natukene teha seda ainult selle inimese kasuks, kes on minu ees. ma ei tea, kas see süsteem see coaching uga nii hästi kokku läheb, aga noh, meie eeldus, mis on meie kultuuris olnud viimased vähemalt 7 aastat levinud, on see, et kui sellel inimesel on hästi, siis Tele2-l on ka hästi. paremini vähemalt. ja ma olen lähtunud sellest ja õnneks meie kriitiline hulk juhte on piisavalt suur, keda lihtsalt, kes mõistavad, et noh, nemad vajavad ka abi, nad on seda võib-olla hetke kogenud. et kui inimene tuleb minu juurde, siis ma ei uuri ja ma ei puuri ja ma ei küsi pärast sellelt coach'ilt, et nii, mis ta rääkis, eks ju. aga see ei tähenda, et ja mul ei ole olnud selliseid kogemusi, võib-olla ma olen natuke hellitatud, ma ei ole olnud kuidagi 2 või 3 tule vahel. võib-olla lähedasem sellele on see, et noh, keegi lihtsalt mingi small talk'i raames küsib, et noh, et ma tean, et sa oled mu nagu tiimiliikmeid toetanud ja väga tore ja noh, mul väga hea meel, nad kasutavad, et huvitav, mis neil kõige rohkem nagu mures on ja siis ma lihtsalt ütlen, et kallis inimene, sa tead väga hästi, et ma ei jaga seda infot ja siis me teeme sellest nalja ja siis me läheme edasi, et see on kõige lähedasem, mis ma olen sattunud. et võib-olla ma olen natuke vati sees ka olnud, ma olen kindel, et igas organisatsioonis ei pruugi see lihtne olla. aga jah, see on, et mul neid eetilisi asju nii palju ei ole olnud, aga võib-olla jah, see viis, kuidas ma suhtlen selle osas, on lihtsalt ennetanud ka mingeid asju, et ma ei tea, ma ei ole väga pidanud vaevama nendega, aga ma olen kindel, et sisecoach'ide töös seda tuleb tegelikult ette. sest minul mitte nii palju. Nonii. Nüüd sa oled mind kuskil 25 mintsa või rohkem kuulanud, aitäh sulle tähelepanu eest, kui sa oled ikka veel minuga. ja nüüd ma teeks, nüüd edaspidi mu eesmärk oleks lihtsalt vastata küsimustele, minna detailidesse sisse nii palju, kui ma vähegi saan, ilma meie eetikakoodeksit rikkumata. ja võib-olla teisi, kas on midagi chatis, või kas sa tahaks ise teha küsimuste ringi lahti, ja siis läheme sealt edasi, et äkki kellelgi teisel on veel midagi. Suured tänud, Mihkel, jagamast väga ausalt, avatult ja kogemustepõhiselt chati ei ole küsimusi tulnud, mul tekkisid küll mõned küsimused, aga ma annaks ikkagi sõna, et kes tahab küsida, et julgelt tõstke käsi või ma arvan, et kõige lihtsam on nii, et korra tõsta käsi ja siis mikrofon lahti. Lõpetan praegu jagamise ära ka, et siis ma näen natuke inimesi paremini. Nii, kas meil on tulnud küsimusi Mihklile? et tõesti, nii, Mariann, jaa, palun. tere, panen video ka peale, mis me ikka siin pimesikul mängime. Tervist ja tere, Mihkel, oli väga huvitav kuulata. Tervitusi Helsingist. Terve. Esitsen siin, aga on tore kuulda, kuidas Eestis läheb. Ja ma mõtlesin just selle timeline'i peale, et sa rääkisid, kuidas siiani on olnud, aga huvitaks, mis sa sellise praeguse kogemuse pealt mõtled, et kuidas kõige parema stsenaariumi järgi võiks see asi edasi minna ja kuidas areneda? Väga äge küsimus. Mul ei ole jah mingit vastust valmis, ma natuke, või no natukene on, ma ikka mõtlen selle peale ka oma töö raames, aga vaatame, mis siit tuleb. Esiteks, asjad, mida jätkata minu arust meie organisatsiooni jaoks, olles selles ühiskonnas, kus me praegu oleme, see kontekst on sama, eks võib-olla mõne teise organisatsiooni, aga meie jaoks hetkel, meie hulk inimesi, meie valdkond, meie olukord. et kindlasti jätkata sellega, et meil võiks olla mitu inimest, kelle ametiosa on coaching, et meil ei ole siiamaani olnud Liisiga selliseid kuid, kus meil oleks need ajad tühjad, et meil ei ole ka kõik ajad üle book itud või noh, me peame nüüd mingi hullult otsima. no täpselt nii palju, kui me anname aegu, niimoodi ka nad tavaliselt täituvad, see näitab, et vajadus on, usaldus on piisavalt, mitte kõigil arvatavasti, lihtsalt ma eeldan, et ei ole, aga on piisav vajadus. samal ajal seesama, et teised toetusteenused juurde on ka vajalik. meie eeldus aina rohkem ja me ütleme seda ka aina julgemalt välja, on see, et noh, et me oleme abitööriist juhile,
kogu meie hard tiimi point on ka, eks ju, et meil juhtidel on suht kõrged eeldused, et me ei, millegipärast me oleme kujunenud, meie hard tiim ei ole sihuke valvekoer, kes kõike juhi eest ära teeb või kontrollib, et meie poole pöördutakse siiraste murede ja rõõmudega, aga et juhil on suur vastutus juhtida coaching oskuse või selle, et neil on vähemalt ligipääs nendele tööriistadele, nendele küsimustele, et selle edasi tegemine, selle jätkamine ja ka võib-olla intensiivistamine või natukene nii-öelda, meil on hästi palju koolitusi olnud, siis nagu konkretiseerimine tõenäoliselt on see, et siiamaani, mis me oleme teinud, on see, et meil on noh, meil on üks juhtide arenguprogramm, mis käib iga aasta, aga seal on piiratud hulk osalejaid. siis meil on e-kursused coach iva juhtimise kohta, üks-ühele vestluste kohta, tagasiside kohta, delegeerimise kohta, sihukeste asjade kohta, mis on juhile kättesaadavad siis, kui ta seda vajab. väga tore, minu arust see on mega äge, meil ei olnud seda paar aastat tagasi. Aga just konkreetselt sisecoach'iga seoses ma arvan, et noh, et oleks valik inimesi, et kui on vähe, kui on mingi 300 inimest, nagu oleks valik inimesi seest, oleks valik inimesi väljast, seda hoida nad eelarves sees, prioriseerida, selle eest argumenteerida, et miks ta peaks olema, et mul neid argumente on varuks küllaga, kui seda vajadust on. ja veelgi rohkem tuua iga juhi igapäeva seda, et noh, et me oleks olemas nagu nice bonus, aga lõpuks ma arvan, noh, need, kes on juhid, need tajuvad, et iga aastaga kuidagi juhi vastutus oma töötaja või tiimiliikme heaolu eest, et see muutub aina tavalisemaks ka Eestis, et see on mingi asi, et ei ole ainult tulemused on põhjus, miks me räägime sellest heaolust tihti, aga et see vastutus on ka, et siis nendesse ka seda oskust viia sisse rohkem. et mul nagu väga midagi muud nagu sihukest revolutsioonist ei olegi, võib-olla ongi, noh, meil on praegu käsil sihuke juhtide rollimudeli või kompetentsimudeli nii-öelda ütleme ausalt, nagu mingi koostamine tegelikult, mitte isegi värskendamine ja seal sees, noh, see ka selgelt välja tuua, et on mingid miinimumi käitumuslikud ootused meil juhtidele seoses sellega, et sa oskad küsida neid küsimusi või et sul on nagu, sa suudad tõestada, et sa oled seda teinud, et nende üks-ühele kohtumist, eks ju, regulaarselt, sa tekitad selle ruumi, selle usalduse tekkeks. et see oleks ka esindatud seal, need oskused, kuulamisoskused ja siuksed asjad, vaimse tervise esmaabi näiteks ka hästi sarnane tööliste komplekt tegelikult, et vot. Need, ma ütlesin mingi 3-4 mõtet, aga ma ütlesin need 2 korda. Jube huvitaks, et kuidas Soomes on ka muidugi, aga ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele praegu, Mariann? Hetkel oled mute'i peal. Et vastasid küll ja ma just mõtlesin, et mida need nii-öelda praeguse kogemuse pealt töötajad ise ootavad, et kas sa seda oled nii-öelda uurinud rohkem ka just ise coaching'u poole pealt? Me oleme, noh, ma küsin need inimesed, kes ilmselt minuga coaching us on ja kui me lõpetame koostöö või kui me teeme vahepausi, et siis ma küsin nende ootuste kohta. Me oleme küsinud hüvede kohta, et milliseid hüvesid nad kõige rohkem väärtustavad ja milliseid nad rohkem vajaksid. Ja hetkel sisecoach'i seda hüve tuuakse väga palju just nende kommentaarides välja, väärtustatakse kõrgelt seal kuskil üle 4,5, 5-st, kõik ei kasuta ja kõik ei hakka kunagi kasutama arvatavasti. Ja meil hetkel ei ole tulnud tugevat signaali inimestelt, ma mõtlen just selle aasta alguse, eelmise aasta lõpu peale, kus meil oli üks sarnane küsitlus, et ma ei saanud sealt nii-öelda, et nii, tee seda, Mihkel, et no mul ei ole veel järgmist sammu neilt saadud, aga me küsisime ja küsime. Ja ei huvitav, no jätkame vestlust, ma võin võtta sinuga pärast niisama ühendust ka, aga hea meelega jätaks ruumi teistele küsida ka, et väga tore on kuulata igal juhul, aitäh sulle. Aitäh selle küsimuse eest. Nii, Kairi on käe tõstnud. Tere, Kairi. Nii, tere, Mihkel. Küsimus selline, et kas ja kuidas te olete tulemusi mõõtnud kogu siis selle nii-öelda sisecoaching'u valdkonnas? Jaa, sisecoaching'u tulemuslikkus ma ütlen õigeid asju, mida arvatavasti kõik, kes on coaching ut õppinud, teavad, et iga sessiooni lõikes, eks ju, kas saavutasime eesmärgi või ei saavutanud, klient ütleb. Pikema teekonna jooksul minu eelistatud toimimisviis on see, et me paneme üsna sellised smart eesmärgid paika mingiks perioodiks, liigume nende poole, vajadusel mugandame neid, klient otsustab ja siis me hindame selleks kuupäevaks, kus me arvasime, et me võiks jõuda kuhugi, et kas me oleme jõudnud sinna ja siis me mõõdame edu seal ja noh, iga coach ise peab endal nii-öelda selles osas arvet. Üks viis, kuidas me seda veel mõõdame, läbi nõudluse, ehk see, et kas on inimesi, kes tahavad veel seda teenust, tulevad, sest kui üldse ei tule, siis see näiteks, et maine on halb või ei ole kasulik või teenus. Ja noh, meil on mingi hulk mõõdikud, mis ei ole sisecoaching ust tulenevalt pandud sisse, aga me mitu korda aastas meil on
tiimidepõhised kaasatuse uuringud, mis väga paljudes organisatsioonides on, kus on ka mõned mõõdikud, see ongi lihtsalt, kui õnnelik ma olen Tele2-s, on üks sihuke keskne küsimus seal, et see, mitte et me panustaks nii palju, nagu et me suudaks kuidagi mõjutada seda täielikult, aga see on sihuke üks tulemusmõõdikutest, kuhu panustab hästi palju asju. Siis seal on nii-öelda arenguvõimalustest, et noh, et Tele2-s on minu jaoks võimalusi areneda, kus tihti kommentaarides tuuakse välja ka selliseid teenuseid. Ja et kui need skoorid on üle teatud maa, siis me oleme ka pigem rahul. Aga peale selle me oleme nii-öelda väga protsessikesksed olnud, et või noh, mitte protsessikesksed, vaid nii-öelda protsessimõõdikute kesksed, et kui me teeme neid asju teatud sagedusega, siis meie eeldus on olnud see, et me halba ei tee, vaatame, kui palju me head saame teha ja nüüd siis me oleme näinud, nüüd tuleb see rohkem ka numbrites välja nagu selles kasvatuses. Ja lihtsalt selles, kui me teeme mingid, kui palju kommentaarides tuuakse välja seda, et sellest on kasu olnud meie selles, et iga kord tuleb mingi 500–800 kommentaari, et siis kui palju seda mainitakse seal või kui üldse, eks ju, et see on ka mingi asi, mida me vaatame. Aga mul ei ole, peale selle ma arvan, midagi sihukest jällegi väga uuenduslikku vist ei too, et väga tahaks teha, mul tekib täiega huvi teiste vastu praegu, aga see on see, mis mul on pakkuda. Kas ma vastasin su küsimusele, Kari Kuuskar? Absoluutselt ja tundub, et teil on nagu väga süsteemne lähenemine sellele, aitäh. Aitäh, ma räägin sellest struktureeritumalt, kui see tekkeprotsess tegelikult oli. Ma küsiks korra siia vahele, kuna on seotud teema just selle mõju kohta või tulemuste, et kui nii-öelda organisatsiooni üleselt võib-olla jälle sellised nagu otsest mõõdikut, et kuidas coaching on mõjutanud, aga võib-olla sellise personaliosakonna tunnetusega või ka võib-olla juhtide tagasisidet, kuidas sa ise näed, et millist mõju on coaching avaldanud juhtimiskultuurile ja organisatsiooni töökultuurile? Ilma liigselt oma saba tõstmata, siis minu arust massiivselt ikkagi, et kui ma 7 aastat tagasi, või natuke peale nüüd juba 8 äkki, lõin selle positsiooni, kus ma olen nüüd olnud ja siis osalt coach inud sealt ka, siis noh, ma ei tea, võib-olla mõned olid hästi tublid, aga 8 aastat tagasi me ei teinud eriti palju üks-ühele vestlusedki oma ettevõttes sees, et see oli ikkagi midagi pigem Eestisse jõudis nagu nii hiljem kui nagu paljudesse teistesse riikidesse. Ja esimesena ikkagi nendesse, kellel on kuskil mingi emafirma mujal ja kus need protsessid tulid mujalt, et me ikkagi suhteliselt ise nii-öelda hakkasime seda väärtustama kuidagi rohkem. Et kõigil oleks selged eesmärgid, et meil oleks üks-ühele vestlus, mis oleks loomulik osa elust, mitte mingi, kui kutsutakse punasele vaibale. Ja tagasiside on ka igapäevane tervislik osa elust, et selle kuidagi normaliseerimine, kuhu ma ei tea, ma arvan, seda me jäämegi tegema lihtsalt, sest et see on keeruline emotsionaalselt inimeste jaoks. Aga et võrreldes sellega on muutus on hästi suur ja sinna on panustanud mitu asja, et ühiskond on edasi liikunud, meil on rohkem näiteid organisatsioonidest, kes on ägedad, suured, edukad, kuidagi tunduvad cool'id, kus on coach'id või kus coaching'ut kasutatakse. Coaching on normaliseeritud ja meie eest on palju tööd ära tehtud, et juhtkond üldse julgeks seda aina rohkem kaaluda ja niimoodi. Et noh, ma ei saa kogu seda krediiti võtta, et ühiskond on ka muutunud. Aga mis on kindlasti muutunud igapäevaseks, eriti nende juhtide puhul, kes on nagu pikemat aega olnud Tele2-s ja kes on saanud mõned, kas läbinud meie juhtide arenguprogrammi või käinud coach'i või juhtimise koolitustel mõnikord või läbinud need e-kursuseid. Et on loomulik eeldada, et ma võtan aega oma inimese jaoks, et ma küsin küsimusi ka. Isegi ma valin ja mõtlen, mis küsimuse küsin ja mis põhjusega ma neid küsin. Et ma kuulan, et ma oskan peegeldada või kokkuvõtet teha. Et jah, nüüd, kus ma nagu mõtlen 5 aastat tagasi, kui ma võib-olla läksin konsulteerima mõnda juhti, kes oli hädas mõne tiimiliikmega mingi olukorraga, siis see, et ma tutvustan seda peegeldamist või kas peegeldamist või kokkuvõtet või vahekokkuvõtet või sihukest asja. Et lihtsalt sellist enda või teiste sõnadega tagasi kordamist, kuni me oleme ühel lehel. Et see oli ikka veits harjumatu inimestele ja nüüd see on, ja ma tean, ma juba tegin seda, et see on muutunud hästi palju ja ma arvan, et osa sellest on see, et paljud juhte me oleme coach inud, ja nad on saanud seda kogemust ja mõned on väljaspoolt seda saanud. Ehk siis ma olen tundnud suurt muutust, aga lihtsalt mul on sihuke skeptik peas, vaat see analüütiline selline osa minust, mis on, et noh, ma hindaks, et mingi 10–20% äkki sellest maksimum oleme meie nii-öelda coach'idena panustanud ja ülejäänu on just nagu loomulik areng, mida ma arvan, ka mõned teised on oma organisatsioonides tajunud. Aitäh, ma näen, et meil on tulnud ka mõned küsimused chati.
Aili küsib, et mainisid, et 8 sessiooni aastas on osa töötajate paketist, et kui suur osa inimestest üldse kasutab seda coaching'u võimalust? Ja see käis siis selle Minudoki kohta. Minudok kui teenusepakkuja, kes esialgu vahendas üldse arstiteenuseid, aga nüüd nad on virtuaalsessioonide siis pakkujad, kus on meie paketis, vaimse tervise paketis ettevõtetele on coach'id, superviisorid ja psühholoogid sees, nende hulgas ka mõni kliiniline psühholoog. Siis seda protsenti ma isegi tean, mul kvartalipõhiselt see tuleb, aga ma praegu peast ei tea, see ülesleidmine võtaks mul liiga palju aega. Ta on niisuguses tervislikus vahemikus, kus see teenus on meil olemas just in case ja me eeldame, et neid ei kasuta kõik. Aga sisecoachingut, kui palju teil kliente on? On teil mingit statistikat ka umbes või protsente? Ja me coach'idena hoiame ise oma nagu logi ilmselgelt selleks, et ka muuhulgas tundidel silma peal hoida. Et aastas on minu tervislik vahemik aastas on, mul ongi teised päevad, neljapäev, igal päeval 4 sessiooni ja enamusel nädalatest nad on täis või ütleme 3-4, eks ju. Et kui keegi jätab ära või mingi aeg jääb vabaks, me tegeleme mingi muu asjaga. Et siis, kui sa selle korrutad, sa saad selle. Sorry, ma tegelikult hästi hea oleks võib-olla numbrid ette valmistada, aga mul hetkel peas ei ole. Mul on tegelikult isiklikes eesmärkides aastaks, mul on kirjas see vahemik, et kas see teenus täidab oma eesmärki, et siis mul on seal, et ma üle teatud hulga teen, aga mitte üle teatud hulga, et nad seal kuskil vahemikus tunde mul on nende määratud ka, et ma ei läheks nagu natukene lõhki, muidu ma ei jõu teisi asju ka teha, mis on osa murelist. Ja Reelika küsib, milliseid teemasid sa kõige rohkem oleks pidanud coach ima ja kuidas teemad on ajas muutunud? Täiega hea küsimus. Ma arvan, et asjad, mis on jäänud ikkagi pidevalt sisse, on võib-olla teemad, mida ma natuke ise ka ligi tõmban oma taustaga, natuke psühholoogi taustaga, et ma võib-olla tunnen ennast mugavamalt nendest teemadest rääkides, inimesed teavad seda minu kohta ja siis nad tulevad ja siis me coaching us puudutame ääri-veeri neid ka ikkagi. Mis on ikkagi ärevusega ja enda enesetundega, heaoluga, niisuguse hetke sellise ebamugavusega seotud asjad, kus on võib-olla töö põhjustajaks, võib-olla midagi muud, et tihtipeale on kombinatsioon neist asjadest. Et need ikkagi jäävad sisse, et kuidas toime tulla nende ärevusega ja siis sellisel juhul, kui ma olen coach ja inimene tuleb ja ta ütleb, ma tahan coaching'u kaudu nagu endast neid ressursse avastada, siis me teeme seda coaching'u kaudu ja mõnikord ma suunan teda peaasi.ee ja spetsialistide poole, teen ise natuke vaimse tervise esmaabi. Et need kuidagi on jäänud ikkagi käima mul, aga tihti coach ivalt on võimalik nendele läheneda siis, kui inimesel on pisut ressursse ja ta teab üsna selgelt, et mul on mingi algteadmised ja info olemas. Ma lihtsalt tahaksin harjutada neid asju, tahaks natuke nagu mõtestada, siis üks asi on muidugi see, et selgusetus selles osas, et mida ma tahan oma järgmisest sammust, kus ma praegu olen. Selgusetus panustab nendesse küsimustesse, et ma olen oma ajaga hädas, et ajajuhtimise küsimused tihti ei ole ajajuhtimisega seotud või sellega, et inimesed ei oska kalendrit kasutada, vaid sellega, et nad ei tea, mis on tähtis. Nad ei oska või nad ei ole harjunud neid piire seadma. Et need küsimused tulevad ikka päris tihti ka. Paljud kasutavad mind ka vastutuspartnerina, eriti need, kellega mul on pikaajalisem suhe ja me oleme võib-olla mingi sellise võib-olla avastavama või niisuguse mingi empowering coaching asja teinud, siis me tunneme ennast vabalt ka sellega, et ma pakun välja, et ma võin olla see tüüp, kellega sa kord nädalas räägid, et hoida ennast mingit harjumust ehitamas. Kus mul on väga selline grow, selline probleemi lahenduse, oskuste harjutamine, õpetamine, iga nädal õpime midagi, reflekteerime midagi ja see on niisugune natukene konkreetsem ja mõnikord lähme võib-olla väärtuste tasemele või identiteedi tasemele või mida me selle, iga kord midagi võtame kaasa ka võib-olla laia pildi kohta, aga et see on natuke niisugune konkreetsem. Jah. See on küll see küsimus, mille ma tegelikult, ma olen teinud vahepeal neid reflektsioone, aga hetkel ma ei ole nii värske sellest rääkima. Mõned näited tulid, et kindlasti on veel mingid hästi ilmselgeid asju, mul hetkel pähe ei tule. Olulised valikud, keerulised projektid, eks ju, et on mingi, ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan või siis mul on siin 3-4 valikut ja
olen freezinud, mida teha, Mhm. siukse asi. aga kas ajas on muutunud ka need teemad? Ma arvan, et on muutunud see, kuivõrd inimesed oskavad rääkida enda vaimsest tervisest ja seega inimesed tulevad rohkem nagu nende sõnadega juba minu juurde ka. Ja siis see ei ole enam, sellisel juhul ma ei loeks seda coaching uks, vaid see on mingi teine teenus. Et lihtsalt see teadlikkus meie organisatsiooni sees ja siit ühiskonnas tervikuna tänu suuresti peaasjadele on ikkagi nagu äge ja parem. Inimesed märkavad rohkem neid asju, nad suudavad panna rohkem näpu peale ja ma arvan, neid on rohkem siis sellepärast. Aga ma ei tea, kuivõrd see coaching usse niimoodi puutub, sest ma olen siuke natuke hübriid, eks ju, vahepeal. väga hea, küsimusi muudkui tuleb. Tiiu küsib, et kui lihtne on sul endal hoida ennast coaching'u töö piiresse, mitte jõuda psühholoogi tööni, jah, arvestades asjaolu, et sul on siis ka ettevalmistus. ja mul see taust, eks ju, on kliinilist praktikat on pigem vähe, aga natukene. Noh, ja ma mainisin, et see on mingi asi, mis on, kuna mõnikord ongi, ma ütlengi, et sa tulid sellise küsimusega, sa bron'isid mulle coaching'u aja. Mul on veel paar teenuse aega, mida saab bronida mulle ka üks-ühele selles avalikus kalendris. sa tulid coaching'u selle asjaga, hetkel kui ma kuulan sind, siis mulle näib, et sul on nendes valdkondades on kehv, see näeb mulle kehva vaimse tervisena, ma ei tea, kas sul on nagu piisavalt ressursse praegu, et toime tulla selle küsimusega, mida sa võtsid selleks eesmärgiks. Tundub, et see on rohkem võib-olla ehitame ressursse üles ja siin mõnikord, kui ma kuulan ära inimesi, eks ju, ma kohe ei hakka tulistama mingeid nõuandeid, aga vaimse tervise esmaabi on võib-olla siis see raamistik, millele ma default in sellisel juhul. Ja siis ma ütleks, et noh, et siis me switch ime ümber ja see ei ole enam coaching. Kui on coaching ja meil on juba coaching teekond, meil on eesmärgid paigas, me oleme mõlemad nii-öelda sisse elanud nendesse rollidesse, kus inimene võtab vastutust, ta ise ütleb, mida me täna teeme, ta avastab, mina pakun struktuuri ja võib-olla mõne sellise kogemuse vahele. selles hetkes on väga kerge, alguses ma arvan, on keeruline, esimesed 2 sessiooni või 3 sessiooni, kus me nii-öelda võib-olla natukene kaardistame ja ilmneb mingit uut infot ja siis, et noh, see on küll veits, aga noh, mul on see, et ma ütlen, et nii, ma ei saa sulle seda teenust praegu pakkuda, sest et see ajaks mind ja sind võib-olla segadusse ja see ei läheks ka minu kui coach'i eetikakoodeksidega kokku. Ja siis samal ajal ma saan sulle pakkuda seda, mis on see, et kuulan, soovitan spetsialiste, pakun sulle infoallikaid selle kohta, et kuidas võib-olla lihastõdvestust teha endale või kuidas kergemini magama jääda. Ja see on puhas konsultatsioon ja vaimse tervise esmaviisiga nagu enda abistamise toetamine ja nõuannete andmine. Alguses raske, pärast kerge on arvatavasti see lühivastus. Marianilt on põnev küsimus. Mis on see küsimus, mille peale sa ise sisecoach'ina viimasel ajal palju oled mõelnud? Tore on tulla coach ide sekka. Mis on see küsimus, mille peale ma ise, noh, ma arvan, pidevalt ikkagi mõtlen, et kuivõrd minu enda, sellepärast ma tõin ka slaidile, et ma olen selle peale mõelnud viimasel ajal, kuivõrd minu enda tausteelistused ja see, mida ma suudan pakkuda, mõjutab seda, kuhu ma nii-öelda kliendid märkamatult viin. Et ma tahaks, et kui ma pakun coaching ut, siis ma tahaks olla teadlik nendest pimekohtadest, kunagi kõigist ei saagi tõenäoliselt olla teadlik, aga sellepärast ma küsin ka tagasisidet kliendilt, eks ju, ma põrgatan supervisori või mentor coach'iga seda. Kusjuures ma ei ole iga aasta olnud nii tubli selles, et see on midagi, mida ma võib-olla oleks tahtnud tagantjärgi, et ma oleks tihemini teinud. Noh, vähemalt kord kvartalis võiks ikkagi nagu rääkida kellegi, kes oskab seda asja. Ja et ma mõtlen selle peale just, kuidas mu roll koolitajana seda rohkem mõjutab. Ja siis teine küsimus on see, et kuidas hallata riski, et mina olen pudelikael, et noh, et selle jaoks ongi, mina sõlmisin kokkuleppe minu dokiga, et meil oleks veel rohkem teenuseid, et noh, selle peale ma mõtlen ka, et Liis sisecoach'ina on meil olemas, see on ülitore ja toetav, et kuidas ma ei oleks pudelikael ja kuidas mu enda taust mõjutab seda, kuhu ma kliendid viin. Jah, coaching us. Väga hea. Nii, kas meil on veel vahepeal küsimusi tulnud, kas keegi tahab häälega küsida? Võib julgelt ka kirjutada. Ma olen koolitajana harjunud andma netis 9 sekundit või 10 sekki, et see on enam-vähem, on see, kui ei ole, siis ma annaks veel hetke pärast teisele veel lõpetuseks sõna.
aga mis ma loodan, et see sihuke üsna mitteformaalne põrgatus andis sulle mingi aimduse. Jälle kordan seda, et see tagasivaates tundub kõik struktureeritum, läbimõeldum, et hästi palju meil oli ikka päris palju eksperimente ja eksperimendifaase oli selles ajajoones, mida ma teile näitasin, et see üldse, et mind usaldada, see kasvas aastatega, see oli lihtsalt, et kui inimesed hakkasid rääkima, et kuule, täitsa okei oli, et siis hakkas järsku tulema rohkem inimesi ja see kuivõrd suur osa mu rollist on moodustanud, on ajas ka vaheldunud ja oleme sellega eksperimenteerinud, kas see töötab üldse, kas sellel on piisavalt väärtust. Et see on midagi, mida keegi ei suuda ette öelda, vaid lihtsalt ongi, sa teed vähemalt kokku mingi normaalse pikkusega katseperioodi nagu vähemalt 3 kuud või 6 kuud ja siis see nõuab ressursse ka, eks ju. Aga et siis, ja siis mugandate, et ma loodan, et see andis niisuguse sisevaate ja pani mingid mõtted käima ja kui tahaksid lihtsalt mingi asjaga edasi põrgatada, siis ma kirjutan siia chati korraks oma emaili ka. Aga muidu aitäh tähelepanu eest, et hästi tore kuidagi, no ikka on tore enda kogemusega põrgatada, eks ju. Nii et aitäh teile selle eest, selle võimaluse eest. Nii, suur aitäh siis ka minu poolt kõigile ja enne kui ära lähete, ma kohe siin oman ka tagasiside küsimusi, et me teame edaspidi ka, mida saab paremini ja tagasiside annab suurt väärtust meile kõigile. Ja suured tänud kõigile osalejatele, aitäh Mihklile. Ja no kui siis on küsimusi, siis julgelt kirjutage Mihklile ja ootame siis järgmistele coachingu nädala sündmustele. Täna on veel tulemas coachidele mõeldud seminar, aga hoidke siis kodulehel ja sotsiaalmeedial silma peal. Nii et aitäh kõigile. Head aega!